no ma ikka, ma ei tea, tuleb hääl läbi või ei tule. Siin proovisin erinevaid variante, küll panin mikrofoni siia-sinna. Aga ei saa seda häält peale. Enda küljes siis mul on 6 meetrit juhet, nagu kutsu olen jälle ketis. Idee nüüd on panna siia redeli külge ja vedada selle puu külge. Jääks umbes siia kohta. Enam ei mäletagi, korra olen kasutanud seda voodit. Need peaks olema need nöörid, mis käivad kuskile puu külge. Mingist 5 meetrit oli see vahemaa, puude vahet, kuhu saab üles tõmmata. Jah, siin on 2 meetrit. Väga vabalt saab tõmmata. Väga vabalt saab panna. Nii. Lihtsalt koti sõlmega ümber puu. Natuke sinna vahele. Ulatama siit selle 6 meetrise juhtmega. Ulatub küll. Selle siit. Ümber puu kinni. Pärast siin tuleb seda kõrgust regullida. Sest ma olen naksu kõrgemale kohe. Pikkust on, see on väga hea. Püstitamisel ei ole midagi keerulist. Mõned tõmbavad nagu rahukoti kinni. Nii. Ja, üks on paigas. Tuul nööril on asi. Sõlmed on sees. Üksed asad tehtud sõlmed sisse, et siin saab konksudega saab panna. Selle kiigu siia vahele. Kiigul on omal need konksud küljes. Siia kuskile. Näiteks siia kõrgusele. Loodame, et küllil ei tõmba autot. Nii, siin on pikkust kui palju. Augemale. Kamera, klikk. Paparatsi, tšik. Niimoodi. Siis peaks jääma kaadrisse. Kõik enam vähem. Midagi siukest. Nii. Konitopsi. Loodust ei reosta. See siis maksis mingi 30 eurot, 34 äkist. Peab vastu 200 kilo. Tõmbad välja, siia koti seest ole. Siin siis on langevääre riidest tehtud. Siin on siis üks konks. Tagumisse astmesse praegult. Paneme esimesse. Palju ta siit ulatab. Väga hästi ulatab. Kotika tuli maha. Kotikest ei ole vaja. Siin on teine konks. Selle tõmbame siia taha kinni. Väga hea. Voodi valmis. Kõrge natukene. Juhtme siit ära. Väga hea lebotada. Siin oledki peides. Keegi ei näe. Väga mõnus siin on virmalisi vaadata kõike. Ma arvan, siin on väga hea magada. See on super koht. Ja panen tekikoti sisse ja see, mis mul on, see -200 või -20. Ja noh, siin nüüd lubabki nädala keskel lubab
kuskil seal 7-8 külma. Ongi pärast testida kohe see kotikene ära ilusti. Pahupidi on praegu see teistpidi keerama, siis tasku saab panna omad asjad, mis sa tahad. Mis oleks sealt nöörist tuleb tõmmata veel üks nöör peale, mis saaks siia katuse panna. Tal elumehel on ka selle, kes see soom, keda ma jälgin, tal on ka see katus käib peale. Siis on hea magada. Alti otsas käisingi, siis oligi mul. Ma tõmbasin selle hõbepaberõmal siia niimoodi peale, aga siis tähtist jooksis ikka vesi lõpuks sisse ja all oli see. Oli läbimärg, aga magasingi niimoodi väga hea. Mõnus on kohe. Kõik puhkab. Ai, prillid kadusid ära. Et iseenesest väga hea, mõnus on puhata siin. Jalad on ülal, jalad puhkavad. Sest nagu see alti otsas käisin, siis +3 oli sooja, mul oli nii palav, et russikute väeli siis ka higistasid veel, et see on nii palav, et aga ma mõtlen, nagu ma enne ütlesin, et see on suve ja talve plussid on hoopis midagi muud. Täitsa toimib, väga hea. See asi toimib. Alguses oli hea plaan, et tõmba selle puu ja selle puu vahele. Siin see oleks liiga lühike vahe olnud. Nagu siin näha ise, et siin on mingi 5 meetrit mäletan ja kuskil umbes peaks olema. Miinimum 4 meetrit. Aga mõnus niimoodi siin nautida. Käpad külmetad. Käpikud kätte ja väga hea. Autotee läheb ka sealt, aga õnneks ei ole öösiti siin nii suur liiklus, et eks näis, kuidas see magamine siin tuleb. Kui palju nad häirivad. Et praegu siin seeski magad, siis ikka suured autod sõidad, siis ikka kuulda. See on muidugi paras papikarp on, ega isolatsiooni midagi ei ole. Kuidas see nüüd öelda? Turvaline on magada, et ongi mida iganes siin nüüd hakkab külm või sadamat, siin ei ole hea, lähed kohe tikku peitu teo sisse sinna. Et see nagu selle alt ja mäe otsast käisin ja seal, kui mul oli see vihma kätte jäi, siis oli küll see ellujäämisinstinkt tuli peale, et teadsid, sul ei ole kümnete kilomeetrite kaupa mitte midagi lähedal kuskil, kuhu minna peitu või olla ja siis oli hoopis siuke enese sisetunne oli hoopis midagi muud, et täielikult ellujäämisinstinkt toimis, et aga siin saab ka varsti kogemus, et see on siuke rohkem nagu õue peal magamine, et see on hoopis midagi muud. Et vedelen siin, sõin kõhu täis ja siis on hea siin vedeleda. Rääkige siuke, vaatame testin, kaua see üldse vastu peab. Nii kui ma seal kunagi rääkisin, et see on magamiskott, et eri on küll hea, et võib olla siin mida iganes, aga võib-olla ei toimigi üldse. Elumees, kui kunagi testis mingist, ostis mingi 20 euroga, millel oli 10 kraadi peal, testis talvel magamist -5-ga, ütles, enam-vähem paksult oli riides ja mul oli siin pärt midagi, püksid, väike bluus, paksem see peale. Pillased sokid panin ka, et läitudega ikka teki alla ei rani. Tuleb ikka palju jälle minna voodisse. Kus ma otsustasin lahti käima, ei teagi. Vist on vale ots ja nappis jalad. Nii pidi. Sisse pugemine on ka siia mõnus omaette tegemine, et ümber ei kukku. Õpime. Kõike õpime. Peakoht on siin, siit august paneme sisse. Mingi lukk. Kus täist lahti jäid. Väike peeniga paismuu sisse küll. Seisab paiga. Hakkame aga pugema.
Oi, vaatame, kuidas asi käib. Oi, nii. Saapad jalastega. Seisanud paigale. Saabastega läheteki alla, suletekid, värgid. Näete, kuidas ma siin sisse pugesin tookord. Okei, selle võtame siit välja, on igased juhtmed ka järgi veel. Tõssin vähe natuke ümber ka siin puu otsast. Tõssin nööri üles poole. Juba hakkab soe. Ja. Kuskil all kinni. Kuradi prillid näen. Siia praegult. Lukku ühe lahti poole. Sisse ilusti mugeda. Väga soe. Kurat, soe nagu teos. Kraadi gaasi võtnud. Võibast oleks tahtnud vaadata. See asjad tuleb, aga noh, panete katsevärk. Mingi kaputsilaadne asi. Väga hea. Libe on see värk mind. Magada saab siin küll. Väga hea. Võtame kinni ennast niimoodi. Kuulega näe. Kus see juhe nüüd? Kohe siin kuskil on mikrofon ja siin on midagi aru, mis siin on. Siin läheb mikrofon. Juhe. Väga hea. Mis midagi? Võtame aga täna vaba õhtu ja no nii, olemas esimesed väärtuslikud kogemused sellest asjast. Praegult ajas mind looduse kutse ülesse. Tead, kaua ma siin magasin. Kus mu telefon on? Uni tuli peale küll, aga jah, kohe siuke peale sööki mõnus pikku värske. Aga ilmselt ei oleks siin kaua maganud. Kogemusi tuli rohkem kui rubla eest. Siit. See külg, mis on vastu seda telgi põhjapeppu osa, selja osa. On täitsa jahedad, maha jahtunud. Iseenesest on seal soe. Just need kohad, mis olid vastu 16:36. Mingi tunnike. Aga kogemusi jah. Kes on vastu külge, see jahtub maha. Spetsiaalselt praegu nagu ei võtnudki välja seda lõbetermokatet. See, mis mul tookord ka olid külje all, kui ma magasin. Aga ilmselt tuleks panna see siia magamiskotti ja siis selle ripppoodi vahele. See ei laseks nagu otseselt külmale ligi tulla. Ja võib-olla ka tuleks panna see täispuutuse õhukusest maadarat siia alla.
et tema magas küll sileda maa peal, tal oligi see termose katteõhuke seal all, õhuke madrats ja oligi tekikott. Minul siin põletanud mitte midagi. Külm riie, kus magamiskott, et sees oli iseenesest soe. Just jah, see põhja poolt, et mis vastu külge oli. Üks kannikas tundub väga külm on. Et natuke selja osa ka. Et täna siin katsetada rohkem viitsi. Külm oli, ma arvan, et külm juba peaks ka olema. Homme kui -3 näitab. Aga hea. Järgmine katse tuleks teha just see termo katte vahele, et ma see kolmapäeval kui oligi päeval siin -5, et siis on pärast testida. Et kui praegult oleks läinud külma kõhuga usus, et see -20 kotik on ja siis on soe magada, et magab lumehanges kohe. Oleks sellega saanud malja kuskile sinna läinud, ütleme metsa mägedesse kuskile, siis oleks pidanud kuskil vaatama sama ruttu mingi lõkke püsti. Maksimaalselt ma arvan 2 tundi veel oleks võib-olla siin veel olnud, siis oleks läbi külminud. Siis oleks hakanud sooja otsima. Et üks väärtuslik kogemus juba olemas. Et paari miinusega juba, et ei ole see midagi, et kui koti peal on -20, siis maga või külm kapis. Sihukene test sain siis nüüd praegult kogemuste rikas. Aga mõnus on ikkagi. Ja nüüd ongi see koht jälle siin, et see on kähku minna tuppa sooja. Et midagi oleks olnud, siis mine siia metsa, hakkasid otsima mingid oksakesi, mingit lõket tegema. Ja õhk on ikkagi külm, ega see soojenemine nii kähku ei käi. Et oleks. Aga noh, siis oleks kindlasti olnud ilusti ellujäämisinstinkt mingil määral sees. Keha ja organism toimib hoopis teistmoodi. Vastame küsimustele ka, on siin mingid suguseid. Pimedaks läks ära, jah. Tuppa lähen kindlasti kohe. Kõveras siin ei ole häda mitte midagi, see on jumala mõnus. Keegi võiks kogu aeg kiigutada, siin lõpuks jäigi, hakkas juba unne jääma, siis tundsid võib-olla, kuidas kiik jäi seisma. Värsket õhku siin nagu eriti ei olegi. Koti sees ise oled. Aga ei, mul oli muidugi viga oli ka see, et olid siin koti äärad lahti, ma tõmmanud lukki kinni, tunduvus õhkas külma sisse. Krabilat on kuulda. Süganud kukalt. Kõhtu sügasin. Kõhtu on nii täis. Hakkas tüüjaks minema. Ja siuksed kogemused praegult. Väga kasulikud. On jälle selle põhjal edasi samm minna. Valmistumise samm 1 on jälle tehtud. Aga mis siin ikka, kolime tuppa. Natuke test on tehtud. Saab video kokku panna, jälle väikse õpetliku video kellegile. Mikrofoni võis tuppa vedama. Tuppa panema. Nii. Aga tänud vaatamast, siit ma lõpetan ülekande selleks korraks.